kuidas on olla tööandja neuroerinevale inimesele? Kohe räägin teile oma kogemusest. Kuna ma olen nii iseendale tööandja kui ka iseenda töötaja, siis pean arvestama mõlema huvidega. Töötajana vaatan täna, et kell on juba 4, ma olen väga intensiivselt hommikupoole tööd teinud ja praeguseks on selline tunne, et nii aitab küll, nüüd mul on nagu kaput kõik süsteemid lähevad kinni ja arvuti lihtsalt ütleb tšau paka minu peas. Ehk siis ma olen tulnud siia oma riptooli, mis on minu jaoks üks kõige mõnusamaid paiku minu kodus või minu kodukontoris, kus ma siis ennast laen ja kus ma teen ka oma lõunauinakuid. Sellisel päeval nagu täna, kus mul on vaja teha veel asju, sest et tähtajad on, ei saa ma endale lubada lõpetada päeva kell 3 või kell 4 ära, aga mind aitab, kui ma teen uinaku. Ja see uinak on minu jaoks sisuliselt siis selline nagu ma elaksin ühes päevas 2 päeva, ehk et peale seda, kui ma ärkan, läheb uus päev käima. Loomulikult see kulutab mind väga ja see tähendab ka seda, et ma pean arvestama, et laupäeval ja pühapäeval või siis nädalavahetusel olen ma täiesti eeskujulik meritäht, kas siis diivanil või voodis. Ja ei ole võimeline eriti midagi tegema ja mul on niisugune päris hull sotsiaalpohmelja või üldse nagu tegutsemisest niisugune päris suur pohmakas. Ja see neuroerinevatena me ei pea alkoholi tarbima selleks, et pohmelli saada, me võime saada neid väga erinevatest asjadest. Tööandjana tuleb mul arvestada, et see töötaja ei pruugi suuta teha tööd hommikul 9-5 esmaspäevast reedeni, vaid kõige efektiivsem on ta siis, kui ma arvestan, et on sprinter, mitte maratonijooksja, ehk et ta käib tööl võib-olla 2 päeva, võib-olla 3 päeva nädalas või siis on need kuidagi lühendatud päevad ja ta vajab keset nädalat ka mõnda puhkepäeva. Aga ma ei kurda selle üle, sellepärast et tema loomingulisus ja see süvenemise võime ja see põhjalikkus, see annab mulle mitmeid eeliseid nii tööandja kui ettevõtjana ja seetõttu ma lasen tal olla, sest et ma tean, et kui ma pressin teda ja surun teda nendesse raamidesse, nagu ühiskond nõuab ja just nagu kõigi teiste jaoks normaalne on, siis 3 kuu pärast on ta väga sügavas depressioonis ja minu jaoks teda enam ei eksisteeri ja kõik jääb seisma, mis ta tegema pidi. Siin ma tahan julgustada, et igal juhul tasub neuroerinevaid tööle võtta, seal ei ole midagi hullu ja selles mõttes, et pole ühtegi täpselt ühesugust neuroerinevat, ühesugust autisti või ATH-kat või kellel siis on AUTH ehk siis mõlemad nagu mina, et tasub küsida, mis on nende vajadused. Et ei maksa arvata, et et diagnoos on sama, järelikult vajadused on samad. Ei, üldsegi mitte. Ja juhul, kui sa tahad sellest asjast täpsemalt teada või koolitada oma meeskonda, siis igal juhul anna mulle märku. Ma tulen väga hea meelega sellest teemast rääkima, et olen varasemalt käinud ka näiteks Swedbankis nende meeskonda koolitama siis tervisepäeva raames. Ja selleks, et siis ja info siis tuleb elulaegas.ee. Ühesõnaga, näha on, et ma olen väsinud ja mul on aeg uinakuks. Kohtumiseni sinuga juba järgmisel korral kusagil, on ju?